on pühapäev. Tere ka peaks vist alustama, sest see on vlogi algus. On pühapäeva õhtu. Mis me teeme? Me käisime jäätetre ostmas. Mul on mustad ja kõik. Meil kolmal on mustad. Ja võtan ühe juuksupalli ka. No mine võta. Ühesõnaga me tegelikult lähme juba reedel reisile. Ja siis me mõtlesime, et me teeme sellest enne reisile minekut ühe vlogi. Et me ei tea, sest meil on tegelikult päris palju toimetamist. Mul on veel auto kooli vaja minna, meil on üks pulm vahepeal. Meil on väga vara äratus sellel päeval, kui me lähme reisile. Ja siis ma mõtlesin, et äkki meil on piisavalt toimekas nädal, mida teiega jagada. Ja siis kui me oleme reisil, siis teie saate vlogi vaadata ja oodata meie reisivlogi. Tere hommikust! On teisipäev. Täna on meil linnapäev nii-öelda. Mul on paar kohtumist seoses Näpsi peoga. No, tere hommikust! Me läheme täna Patuudikeskusesse. Ja Hedonil on 2 sünnipäeva. On täna sünnipäev ja homme õhtul sünnipäev ja neljapäeva õhtul ta läheb oma lapsehoidjate juurde ja me saame oma viimased kodjad kokku panna ja me peame lennuvaamas olema vist reedel kell 5. Ühesõnaga täna on meil kell 5 õhtul või hommikul. Oh my god. Ja meil on ühesõnaga suht palju tegemist ja toimetamist ja täna Meelisel on mingid kohtumised, minul on mingid kohtumised. Ja siis eile by the way tuli Bonmerite pakk ja siis Meelis ütles, ma saatsin Meelisele selle koodi edasi, et kuule mine võtta pakk ära ja ütlesin, et ühtlasi tead, mina ei ole mingi iluvlogi ja mina ei oska kunagi teha, alati ta pööritab pead, kui mina teen neid unboxing uid nendest iluasjadest, sest ma ei tea, mis need on ja nii edasi. Mõtlesin, davai, tee täna sina. Nii et nüüd te saate seda klippi vaadata. Hei, seekordse unboxingu teen hoopiski mina. Tegelikult seda sellel väga lihtsal põhjusel, et Leen on tööl ja pakk tuli just praegu, nii et nagu te juba paki pealt näete, siis on selleks Bonmerite. Kui ausalt, ega ma väga täpselt ei tea, mis siin sees on, pakk on igatahes raske. Seega muud ei olegi. Vaatame, mis siin sees põnevat leidub. Nii. Nii. Hops. Nii, kus ma selle panen? Ma panen selle sülle. Või, ma panen selle siia maha, nii on kõige lihtsam. Nii. Ehk siis. Nii nunnu. Leenule õnnitlused hällipäevaks ja imelist reisi. Bonmerite. Ehk siis, Leenul on peagi sünnipäev tulemas. Ja me lähme reisile, nii et aitäh soovide eest. Aga lähme edasi. Mulle meeldib see reusable packaging. Nii. Nii, siin ma saan aru, on veel üks kirjakene. Kommi. No näed, ongi. Mäletan, et Leenu enam kommi ei söö, aga kas Meelis ja Hedon soovivad? Hedoni vastust aimaks justkui ette. Ehk siis siin on lihtsalt kaasa pandud natukene kommi. Ma jätan neid siia peale. Nii, aga nüüd pikk jutt, kehv jutt, nagu öeldakse. Alustame, siin on päris mitu toodet. Ma lihtsalt võtan järgi mööda. Nii. A Bonmerite Perfect Shower Scrub ja siin sees on 100% vaarikad. Okei, siin pole eesti keeles, sorry. Ehk siis kooriva, pehmendav dušikreem ehtsate vaarikatega. Kui ma nüüd ei eksi, siis need peaks olema tuttuued tooted. Selles mõttes tuttuued, et need on mingi alles valmis saanud. Keeran lahti. Väga selline tummine vaarikas. Ma loodan, siit on ilusti näha.
see lõhnab nii magusalt, et ma lihtsalt sööks ära selle. Nii, ehk siis esimene toode. Toode number 2. Bon Mérité jumet parandav näokreem porgand. Tooniv vitamiinipomm. Teeme lahti. No, see on ilusti kinni pandud. Kui ausõlle, siis meil on kodus päris mitu seda Bon Mérité toodet, nii et isegi mina kasutan. Saunas kasutan ühte asja. Selline toode. Aga siin muud ei olegi. Päevakreem. Lõhna väga ei ole. Vaatan, kas nii saab ka. Ei hakka katsuma. Okei. Või ka mitte. Väga, tahaks öelda porgandise lõhnaga. Et ühesõnaga selline päevakreem. Nii, paneme selle siia. Jätkame. Jumet parandav kehaõli, porgand ja piparmünt. Okei, seda ma ootan. See on põnev. Ma just tahtsin, praegu tuli meelde, et see toode sobib ainult ühele inimesele. Et kuna siin on porgand, siis you know who. Aga muidugi ei tea, kas talle sobib see selline. Võibolla, ma ei tea, solvub. Nii, okei, seda ma olen näinud. Sarnane asi oli meil Egiptuses kaasas. Aga kui ma ei eksi, siis see oli lihtsalt porgandiga. Aga see on piparmündiga, seega nuusutame. Ja, väga, ma ei saa öelda väga piparmündine, aga selline piparmündi hõng on asjal juures. Ehk siis selline toode on kerge see mõnusa tekstuuriga pudel kuidagi. Nii, lähme edasi. Siin on veel kommi. Nii. Jesus. Siin on kohe terve hunnik kommi. Nii, siis saame järgmise. Jumal, kui palju asju siin on. Kooriv ja pehmendav duši kreem kohvi ja šokolaadiga. Selline asi. Mul on üks mingi kohvi või šokolaadi asi, kooria on mul lihtsalt, mida ma olen ka tarbinud. Aga see vist ongi see sama. Ehk siis mul on mingi vana mingi testversioon, aga nüüd on see saanud nagu sellise official packagingi. See on täiega mõnus, see on täiega magus, see on nagu šokolaadi kohvikook. Ehk siis kõik need asjad on tegelikult sellised, lükka lusikas sisse ja söö ära. Nii, järgmine. Sügav niisutav kehakoorija. Jesus, siin on mingi peensõna. Ma ei suuda isegi hääldada seda. Ma näitan, äkki teie suudate. Yilang, whatever that is. See on see, et võiks enne kurssi viia ennast toodetega. Lõhnab selliselt aasiapäraselt. Ütleme nii. Jaa, mõnus, aga see ei ole nii magus. Selke, nagu ma ütlesin, aasiapärane, ehk siis nagu värske lõhnaga. Järgmine toode. Rikkalik kehakreem kaerasiid. Siin on nagu, kõlab nii fancylt, et nii. Kreem. Issand, kui hea lõhnaga. Nagu ta ei ole nii intensiivne, aga see on nagu samas nagu ma väga ei ka... see ei kuku välja. Saad aru? Ei kuku välja. Nii et võib näidata küll. Nii, selline toode. Proovime ka. Okei, see tekstuur on selline, ta ei ole selline kreem, ta on nagu natukene paks. Ja siis... Ei ole see käe peal, ei ole üldse nagu nii intensiivne, kui see nii-öelda siinpool on. Väga hea, hästi mõnus. Taaskord ma saaks lusika võtta ja ära süüa.
ja by the way, nagu ma näen siin iga purgi peal on 100% vegan ja cruelty free, mis tähendab seda, et seda ei ole loomade peal testitud. Lähme edasi. Ma kusjuures kaugelt, kui ma nüüd selle paki lahti tegin, vaatasin, et see on kas toode meestele, et selline disain on mehelik, võib-olla selline. Aga see on taastav kätekreem astelpaju ja pantenooliga. Oh yeah. Taaskord 100% vegan, cruelty free. Looduslik vitamiinipomm taastab kiirelt käte naha, toites seda looduslike vitamiinide ja rasvhapetega. Külmpressitud astelpajuõli ja pantenool kiirendavad mikrohaavade ja allergiast tingitud kahjustuste paranemist. Sheapähkliõli moodustab nahale kaitsva kihi. Proovime. Muidugi proovime. Nii. Ma nuusutan seda eelmist. See pudel on nagu täiega, purk, pudelpurk. Nii. Ma ei julge väga pumbata, äkki tuleb mingi pläraki välja kuskil. Aga kurat, ma keeran kinni seda võttagi. Kas ma teen valesti praegu midagi? Okei, tuleb. Jaa. Lihtsalt räigelt tuleb alguses pumbata. That's all. Nii. Lõhnab mitte väga astelpajuselt. Kreem näeb nagu selline välja. Nii. See ei ole nagu jah üldse astelpajuna, aga kuigi see astelpaju ka väga ei lõhna. Nagu. Siin on üks mingi asi on nagu sees, mis tõmbab selle astelpaju maha, aga ilmselt see on see pantenool. On pantenool, jah. Aga imendub üli kiiresti sisse, ei ole rasvane, väga mõnus tegelikult. Ongi sees, nagu toimib. Nii, veel kommi. Ma ei tea, ma teen kommikive või. Ja siis viimane toode, mis on väga uuenduslikus pudelis, ma tahaks öelda, on ilus pudel. Nagu. Ehk siis see on pinguldav kehakreem Q10 vetikas. Tselluliiti siluv ja nahka pinguldav luksuslik kehakreem sisaldab nooruse eliksiiri. Koensüüm 10T, mis aktiveerib kollageni tootmise, korrigeerib esimesi kortsukesi ja varustab naharakke lisaenergiaga. Oh Jesus, nii peened sõnad. Põhisadrust, spiruliinast ja lehtadrust, kooli minema tagasi. Suhkrulehtadrust valmistatud vetika ekstrakt ergutab naha kaitsemehhanisme. Kohvi ekstrakt virgutab ainevahetust ja muudab naha pringimaks. C-vitamiini sisaldav apelsiniõli on särava jume salarelv. Nii, ja kui ma eksin, need peaks olema need, näete, see on saanud mingi auhinna ka Boudoiri lemmik 2018. Ehk siis tegelikult see on selles mõttes vana toode, aga ma saan aru, et vist on uues pakendis. Võt see on nüüd see hetk, kus Leen peaks tegelikult seda tegema, sest tema teeb peast neid asju, ma ei tea. Mina lihtsalt näen, et meil kodus vannitoas on mingeid asju, aga meil on enamasti nagu sellistes või sellistest, aga kui ma ei eksi, siis see peaks olema see on mingi ulpeen sõna nimetus on sellel, mitte no air, aga ühesõnaga, point on nagu selles, et see, kus sa seda nagu pigistad siit, et see kreem tuleb paremini välja, et mingi, ma ei tea, kas oli see või üks teine, kus kreem jääb purgi põhja kinni ja sa ei saa nagu kätte, et sa reaalselt pead maha keerama ja siis ma ei tea lusikaga või millegagi koukima. Aga
nii, siin on selline väike nii-öelda protection ees, mis on väga huvitav. Nii, ma nüüd loodan ma midagi. I hope I don't get up. Wow, no see oligi see hetk, mida ma ennem siin kartsin, et tuleb liiga palju. Kuhu ma nüüd panen selle kõik? Ehk siis, kas ma saan aru, et ma panen selle jubina, panen siia tagasi ja siis see ots nii-öelda kuiv ära või on see algselt? No vaatame. Teeme nii nagu teen. Nii, Q10 vetikas, seega ma isegi ei tea, kuidas see lõhnama peaks. Kreem on selline, mitte päris valge, aga valge. No ei, otseselt midagi väga ei lõhna. No pean nüüd lihtsalt terve käe ma sisse juuruma. Et nagu ei ole jah väga, see ei ole üldse intensiivse lõhnaga, pigem nagu siuke hästi neutraalne, pehme, mahe. Naha paneb ilusti läikima, ma praegu näen. Ja ei ole rasvane, väga mõnus tegelikult, et ma väga sisse ei hakka nagu nühkima, et aga jah, kreem on sees. Natukene on kätte peal veel. Ja ongi karp tühi. Ehk siis sellised tooted. Jah, tegema ma mõtlen seda, et Leena oleks pidanud ikka tegema, aga teate, alati ei pea kõik olema nii, nagu inimesed harjunud on, vahest võib teistmoodi ka teha. Seega, kes soovib loomulikult toodete kohta mingit detailset ülevaadet, mitte sellist pinnapealselt, nagu mina tegin, minge Bonmerite lehele, bonmerite.eu, otsige tooted üles, lugege nende kohta ja kui te neid osta tahate, siis peaks olema sooduskood MARIMEL ja see annab teile siis toodetele -20%. Nii et muud ei olegi. Aitäh, et te vaatasite Unpacking with Meelis ja kohtume juba järgmises videos. Me oleme valijamajas. Ma tulin mingi kutse järgi. Nii et we will see. Vaatame, mis saame. Ja. Isse kui rõvedalt siin koja. Tegelikult eile valija kirjutas Meelisele, et millal sa linnas oled, et mul on kutse. Ma olen taas kasutus, ma tulen selle enda võtiga vaata. See peab pappi raiskama. Aga mis sa said siit? No ma sain kutse. 4. märtsil läheb peoks. Mis? Viola peoks. Viola aga peoks. miks, ühesõnaga räägi inimestele, miks sul need nahkrihmad käes olid? Miks mul need siis saab peale minna? Ei no tegelikult on sellega see lugu, et kui te korjate kokku 10 viola kaant, siis te saate endale valida ühe neist värvidest, mis käepaela te tahate. Need on disainer käepaelad. Kadri Kruusi omadust olid, jah? Punane juba on, aga ma võtsin ühe veel, äkki saab välja loosida veel midagi. Me oleme nüüd jõudnud oma järgmisesse kohtumispaika, kus me võtsime kaasa kohtumispaiga number 1 poolt kingitus, ehk siis üks toetab teist või selles suhtes tahaks öelda cross-marketing. Ehk siis Kalev Spa tulutusse on kingitus valija poolt. Tulime koosolekule, meil on väga äge koosolekute ruum, saame relaxida to the max vaata, aga tegelikult Kalev Spas ongi selline võimalus, et sa saad tulla näiteks teha mingi firma ürituse, käid massaažis, ujud, tuled relaxid. Võt. Aga jätkame koosolekuga. Yes. Meie tulime sünnipäevale. Ma kaunistan kõiki. Me tulime Arturi sünnipäevale. Jep, Hedon kaunistab kooki, väga austusväärne ülesanne. Iga lapse unistus on teha ju selline kook, lihtsalt võtad hunnikute viisi kommi ja valad peale. Nagu jah, nii. #pidu! Sujuvalt on möödunud päris mitu tundi ja meie viimane klipp, kui ma ei eksi, on Kalev Spas tehtud. Nii et nii palju siis sellest, et me võtame terveks päevaks kaasa, näitame, kus me käime, mis me teeme. Aga hästi lühidalt öeldes, mina käisin ühel koosolekul Lasnamäel, siis Leenu viskasin kuhugi teisele koosolekule, ehk siis meie teed läksid pärast Kalev Spaad selles mõttes lahku.
siis ma läksin Telliskivi loomelinnakusse ühele koosolekule ja pärast seda läksin sellisesse vahvasse asutusse nagu Tarbijakaitseamet, lühidalt öeldes, kus me arutasime influencer seaduse pigem nagu influencer seadus, suunamudjate seadus, et kuidas see hakkab välja nägema ja mis punktid seal võiks olla ja üleüldine selline arutelu. Siis ma läksin uuesti tagasi Telliskivi loomelinnakusse. Enne seda aga käisin uuesti Kalev spaas, sest mul tuli mõte, et kuna täna õhtul on sünnipäev, kus me siis ka hetkel praegu oleme, ja mul ei ole kingitust ja siis mul tuli mõte, et aga why not kinkida Kalev spa kinkekaart. Nii et kõik, kes vaevlevad kingituse idee puuduses, siis why not kinkida näiteks Kalev spa kinkekaart. Ja nüüd ongi kell juba nii palju, et kell reaalselt, saad aru, kell saab varsti 7. Ja mul on praegu alles aega see klipp teha, et me oleme sünnipäeval Mustamäel ja Hedonil on obviously, nii kus ta nüüd on, kus ta on seal. Tal on väga hea meel siin olles, ta saab hüpata karate, nii et täna õhtul tuleb tal väga hea uni ja ma ei tea, mis tänane õhtu toob, ma ei luba midagi, kas me paneme mingi klippi siia või mitte, aga lühidalt öeldes siis, et vaatame jooksvalt. Yeah, jumping. Tere hommikust! Nagu mu näost näha on hommik, on kolmapäeva hommik. Täna on minu viimane tööpäev enne puhkust. Ma pean täna kõvasti toimetama, sest homme on meil tegelikult üks pulm keset päeva. Ja Hedonil on täna õhtul jälle sünnipäev. Täna on inglise keel, mul on autokool. Meelisel on ka ilmselt 1,2 toimetamist, sest reedel me lendame juba Tenerifele. Ma tahaks öelda, et me võtame täna jälle teid kaasa igale poole, aga kuhu me teid täna väga ei, me ei võtnud eilegi, unustasime või nagu nii kiire oli, et näha on, et hommik on, ma ei ole väga adekvaatne vestlema. Veel. Ja. Nüüd on selline lugu, et kuigi ma plaanisin terve tänase päeva olla kodus, teha tööd, siis ikkagi ma tahaks öelda, ma ei saa oma tööd hästi teha, sest mul on natukene ühed pildid on puudu, mida siis interneti tarbeks kasutada, et siin paari reklaamikampaaniat teha. Seega ma sõidan linna tagasi, et seega praegu muud ei olegi. Ma sõidan Lasnamäele, vaatan selle kaubamaja outleti üle, mida mantleid pakutakse. Kui seal midagi head ei ole, siis paar kohta on veel, kus seda võiks saada. Ja siis lähen tööle korraks. Ja kui te tahate teada, kus on, mingi häda on siin, kui te tahate teada, kus on see kaubamaja outlet, siis see on sellises kohas Lasnamäel. Nii et tegelikkuses sa lihtsalt pead teadma, kuhu tulla, sest ega ma arvan, sa niisama ei satu siia. Nii et lähme jahime mantlet. Väike lisainfo on see, et siin müüakse ka kaubamaja alles jäänud viimaseid numbreid kingi ja kõige põnevam info on see, et ma tegelikult salamisi lootsin ühte asja, mis ma siit saan ja selle ma ka sain, ehk siis ma sain siit Leenule sünnipäeva kingituse super soodsa hinnaga. Ühesõnaga ma näitan kiirelt, näiteks sellised Moschino kingad on hinnaga 47 €. Vanasti on maksnud 230 midagi. Michael Kors, selline king, maksab 57. Nii et tegelikult siit on väga häid diile võib saada. Ja nagu ma lootsingi, siis ma sain siit Leenule sünnipäeva kingituse, ehk siis milline naine ütleks ära ilusatest kingadest, eks ole. Kahjuks tuleb tõdeda, et meeste mantlivalik on äärmiselt kehv. See siin. Ja üleüldse meeste valik üleüldse
tervis Eestis on minu arust äärmiselt kehv. Nii et ega siin midagi, ühesõnaga see mantel, mille järgi ma tulin, seda ma siit kohe kindlasti ei saa. Aga päriselt mulle väga hea meel, et ma sain Leenule vähemalt kingad. Midagi siit ikkagi leiab. Näiteks selline Michael Korsi särk maksab nii palju. Siis siin on samasugune punane, siin on üks Hugo särk isegi. Ja midagi väga erilist otseselt, aga selline. Ja siis see on isegi täitsa kena. Tsuke veits summary. Ja sina maksad, mis sa siis maksad? 56. Nii et okei, lihtsalt peab sortima, mis siin veel on, ma vaatan. Ted Baker, Tiger, mingi lambifirmasid on ka loomulikult, nagu alati. Okei, Lagerfeld, Show Me. No, isegi midagi leiab, aga kõik sõltub. Päris mõnus materjal. Mis sa oled? 48, nii et peab lihtsalt surfama. Möödunud on sujuvalt mitu tundi. Kui palju ma teile näidanud olen, väga mitte midagi, aga mul ei ole ka midagi näidata, sest ma tulin tööle pildistama. Nüüd on pildid tehtud, kell saab kohe 4. Leen juba kirjutas, on kärsitu, kus sa oled, kaua läheb. Muideks, tema kingitus, millest ma rääkisin eelmises paar klippi tagasi, on siin kotis. Nii et, aga selle ma ilmselt annan talle alles mitte täna õhtu, vaid homme päeva. Kõik muidugi sõltub sellest, kuidas ta käitub. Aga muud ei olegi, pakin ennast kokku ja lähen Leenule järgi ja siis lähme viin tema autokooli. Hedoni viin Inkasse ja pärast Inkat on meil sünnipäev, nii et õhtu on toimetamist täis. Leenu on käes ja kuna meil on veits aega veel, siis me tulime... lund sajab, Leen, vaata. Ei, tead, sellega oli see hea nali, et ma täna tööl tegin jumala eksprompt, et mul on ju peatal sünnipäev, et aga ma lähen puhkusele, tellisin mingi pitsad, värki. Ja siis nad olid kõik mingi umbes vaata, sest me alati kingime üksteisele mingi kingekaarde, aga ma sain cashi, nii et jumal head, ei mulle autot tegema. Kiirelt tuld, kiirelt läinud. Ja. Möödunud on natukene aega, me käisime Leenuga kiirelt Selveris, võtsime süüa, pesime auto ära ja me kelle me kätte saime. Tada! Ja nüüd tiksume ummikus. Kas sa tahad ka torti või? Mul on väga hea meel tõdeda, et siin on väga hea söök. Siin on maasikaid, mustikaid ja vaarikaid ja banaani, jõuna, mingi megabasket. Ja isegi Hedon sööb maasikaid ja lisaks puuvilladele on pitsad. Aga ei, selles suhtes väga hea meel on tõdeda, et mõeldakse ka tervislikule valikule erinevat meisest, meie perest, kes ei mõtle sellistele asjadele. Nii, meie käisime täna, Hedon sa ei teagi, me käisime täna sellises pesulas. Tada! Ja Hedon läheb ka. Lähed ennast pesema või? Mul on... Nii et... Okei. Mul on hea meel, et tal on hea meel. See on kõige olulisem. Jõudsime koju. Siin on valiolilled. Ja sellest inimesed ei tea midagi, et sa võid informeerida. No ühesõnaga täna oli aastanari. Lähen tööle, helistab mulle hommikul mingi mees. Tere, olen Kuller, et kas te olete Teaduspargi tänaval? Ma ütlesin, okei, nagu ainsad, kes teavad, et ma võiksin olla peale nagu kodu Teaduspargis on Valio või Liviko, sest nad on mulle sinna pakke toonud. Ja siis oli mingi et okei, et olen, et siis seletan hullult, et kuidas saab, sest meil on suht keeruline maja. Okei, siis tuleb aina. Ma nägin seda tüüpi aina, aga ma tean seda tüüpi aina. Kui ma olin mingi, okei, et naine teeb neid lilli, et võib-olla nagu saatis mulle lihtsalt need lilled, vaata, et mingi promo teeks või vähki. Ja siis teen lahti, vaata mingi Valio, vaata saadab, et ja teil tulevad seda sünnipäeva, bla bla bla, ma olin lihtsalt mingi taabak. Siis mõtlesin, et hea, et mul on ju pühapäeval sünnipäev. Et ma tulen tööle tagasi, mul hakkab homseks puhkus, et ma tulen tagasi ju alles märtsis, et peaks vist nagu tegelikult mingi sünnipäeva ka nagu pidama, siis ma tellisin mingi ülikähku mingid pitsad, värki.
siis kõik olid tööl nagu nii šokid on ja siis tavaliselt noh, me alati kingime nagu üksteisele nagu meie osakond omavahel mingisuguseid kinkekaarte ja siis ma sain sulli ja ma sain panni. Mulle meeldib ikka, kui töökaaslased teavad, et mul on need punased asjad mokka mööda, vaata. Vot, aga see lilled nats lasid läbi, see lokib metsaga. Jah, aga kell on... 9, kell on konkreetselt 9 õhtul. Ja me jõudsime just koju. Ja siis mina käisin autokoolis ja neil oli jälle sünnipäev. Ja jah. Nii see elu läheb. Söön paar viidu seda kanafileesinki ja söön oma kodujuustu ja elu on lill. Enne veel, kui me alustame, siis Meelis, tule nüüd. Ma teen juba sisse juhatuse. Isse kui kiiresti. Ei, tal oli nii, millest me räägime. Ma ütlesin, vahet pole, räägime kas või 50 minutit, küll nad vaatavad, me ju lähme nädalaks ära. Tegelikult mul on kõik see laua alla sahtlisse pandud, et mida ma näitan ja mida me räägime. Mul läks nüüd see mojo paigast ära. Mul on nagu seal Top Shopis või teleturus või ja kuidas teile meeldiks täna õhtul luvita see ja lisaks saate kaasa selle ja selle. Nii, okei, alusta siis ise uuesti. Ma sain täna paki. Armas Marilen, soovime sulle toredat lähenevat sünnipäeva. Kuuler. Tähelepanu tegemist on alkoholiga. Kui teil on alkoholiga probleeme, siis küsige perearstilt Esperoli retsepti. Nagu mina tegin. Või jooge vastutustundlikult või kui joote, siis jooge vett vahele. Jah. Viimasel ajal täiega olen teinud, et joon 1 klaasi vahukat ja mingi 2 või 3 klaasi vett. Täiega okei on õhtuks. Aga nad saatsid sulle ka midagi mitte? Nad saatsid mulle 4 plokki kuulerit, mu lemmikut rabarberit loomulikult. Rabarberi kuulerit ja tuituus, eks ole? Kohe maitseme, sellepärast mul ongi see... Tada! Sellepärast mul ongi... Oota, näita kallis nüüd ära nüüd. Vaata, kuidas seal meigi videotes tehakse. Et see on nii keeruline. Lähed veel lähemale. Jaa, siis ta... In your face ikka seda, Aleksi. Siis ta peaks fokusseerima. Kuule, aga see on jumala... Ma ei saaks öelda nagu, et lastele lubatud, aga 4 vallu, noh, mis ega mõni promille. Pädi paneb siin 40 alates, siis on okk, on ju. Tänasega lõppes ka dieet. Täiega hea, see on nagu mustsõstra mahla. Mis see on? See ongi mustsõstra. See on nagu mustsõstra mahla täiega hea. Eesti pärane, oota. Vabandust. On ju hea, nagu mustsõstra mahla. Mulle tavaliselt peaks ütlema väga meeldinud mustsõstra asjad, aga see on kõik täiega hea. See oli okei. Nagu... Nii, ma tõstan selle siit ära. Ma räägin kähku ära, et te võite juba hakata vahepeal jagama, et ma sain eile või üleeile oli see sealt Valiost käepaelu, aga kuna mul punane juba on, mille ma sain esimese pakiga, siis ma otsustasin, et ma loosin selle välja ja te ei pea selleks korjama 10 viola karbikaant, ma annan selle niisama ära neile, kes jagavad kas seda vlogi, mida te praegu vaatate või siis blogiposti. Kas sa YouTube'is saad jälgida ka, kui keegi on jaganud või? Vist saab, jah. Jah, sest muidu me ei tea, kes jagas, sest kõige lihtsam on Facebooki postitust jagada, siis me kindlalt näeme, et te olete jaganud. Kõige lihtsam, teeme ikkagi blogipost, mis on Facebookis. Et nii on kõige lihtsam meil nagu jälgida, muidu läheb nii keeruliseks. Jah, ja see käepall käib niimoodi. See on siis Kadri Kruusi tehtud käepall. Täiega head, tegelikult ma kogu aeg kannan, aga praegu ma ööseks võtan ära. Nii, mis me veel räägime? Me lähme reisile. Jaa, me räägime sellist asja, et nemad juba teavad, aga sina ei tea. Pane silmad kinni. Mine mõni. Jälle mingi pask. Ma ei taha näha ikka. Oi jumal. Ma ei taha teada. Miks sa selle täna mulle annad? See on mingi üllatus on. Miks ma täna pean seda saama? Miks see 23. Mine perse? Ei. Aga see on vales kotis, ma loodan. Jaa, muidugi. Nii, ehk siis. Teie juba olete natukene näinud, aga te ei tea lihtsalt, mis siin sees on. Ehk siis, mul on selle sünnipäeva kingitus. Mul ei ole täna sünnipäeva. Ma tean, aga ma annangi selle sulle selle. Ma tean küll, te ei taha kaasa vedada, tahab kohvris endale jätta rohkem ruumi, et saaks šopata. Nii, ehk siis mul ongi see, et ma annan selle sulle täna, siis sa saad ise otsustada,
kas võtta kaasa või mitte võtta kaasa ja üleüldse, millised on sinu emotsioonid. See on täiesti vales kotis, sest mul lihtsalt ma juba lootsin, et mingi Change'i see pidžaama või midagi, et jess. Ehk siis mul ei olnud aega väga pakkimisega tegeleda ja üleüldse... Tore, et siis mingi voodi taga oli ilma, et ma teaks mingi 100 aastat. Ma käisin tuas vaata. Ja siis ühesõnaga väga muud ei olegi. Palju õnne sünnipäevaks. 23. ei saa midagi. Saad aru, kus tädi nõuab? Autovõtmed plänne. Ei saa, mul ei ole. Robot on võime ka siia mahu. Rogist pidi lugema, mis sa siin mõtled. Ferrarit soovitati kinkida. Või Kariibi mere kruiisi, sellepärast, et noh, see äkki mahub eelarvesse. Jaa. Ühesõnaga, muud ei olegi. Aga ma teen selle lahti pärast reisi. Ei, tee praegu. Ei, ma ei taha. Aga nemad tahavad näha. Ma ei taha. Nii, ühesõnaga, palju õnne. Ta lihtsalt niimoodi krabab ära. Oota, ma panen oma peavõtid. Ei, see on jumala nagu... Ma ei taha teada. Mine, kus sa said nad? Nad on näinud või? Ei, nad ei ole näinud. Kus sa said? Oota, kas sulle meeldib? Jaa, sest mul on juba ühed sellised, aga ma tahan. Holy shit, kus sa said need? Eestist või? Jah. Siukest värvi asju on Eestis. Jep. Tada! Palju õnne! Need on United Nude'id, kui keegi ei tea. Mul on samasuguses stiilis madalad ja need on mega mugavad, sest ma olen neid proovinud. Vaata, saad rihmaga ära võtta, kui tahad. Jah, lihtsalt teie juba teate, need on pärit ühest outletist ja outleti miinuseks on siis see, et see oli ju karpi. Seega sellepärast ma olingi sunnitud. Aga ma küsin, kas see karp on... Oota, anna see teine ka siis. Ma nagu... Ma kohe proovin oota. Tada! Ei no, tore. Ehk siis selline kinga. Aga need ei lähe mul jalga. Miks? Sest need on 36. Aga mul lähevad ka. Meelisega pähe šokis. Ei okei, need lähevad, aga... Need on just ma tahtsingi öelda, äkki on mingi megatutikad, vaata, et siis pead lihtsalt... Kas sa vaatsid muidu vanade suurust ka või? Ei. Jah, need on hästi kitsa liistuga, aga ei no kannatab ka, ma ei tea, kuhu ma pean oma jala panema. Kus sa poiss? Mul on jalad kuivad. Ei, aga nagu... Vähemalt laats mul. No jah, vaata, tegelikult on näed. Loksu. Tegelikult loksub, aga samas Eesti on kitsas, vaata. Aga seega on hea, et siin see rihm on, siis ta ei kuku mul jalast ära, muidu ma teeks lukatriina. Vot, et siis... Siuke värv, täiesti uskumatu värv. Ma mõtlesin, et tead, suvi tuleb, on ju. Ja siis, kui ma kuidagi nägin neid, siis mul oli mingi, oh my god, that's you. Mul ei olnud isegi, ma võtsin selle kinga kätte, ma vaatasin hinda. Okei. Kus sa leidsid need? Räägi mulle ka siis. Ma leidsin need Lasnamäelt. Seal poest või? Jah. Mis sa sealt otsimas käisid? See niisama. Läksidki kingi otsima? Ei, ma ei läinud kinki otsima, ma läksin endale mantlit otsima. Ja obviously, nagu sa näed, mantlit mul ei ole, on ju. Ja siis ma lihtsalt mõtlesin, ühesõnaga ma läksingi mantlit otsima. Siis ma mõtlesin, aga dammit, seal on see asi ka. Aga ma ei tahtnud neid sulle. Ma tahtsin tegelikult sulle Katy Perry kingi. Neid nämmastega. Üleüldse nagu, mis seal on. Katy Perryt. Katy Perryt ei olnud. Ja siis, kui ma nägin neid, no need on mul oli lihtsalt mingi, ma vaatasin hinda, ja siis ma isegi kõhen, nagu kahen hetkekski. Need olid kindlasti jälle mingi mega odavad seal. No need olid sootsad, ütleme nii, jah. Ma arvan, mingi 39. Ei, 39 päris ei olnud, aga jah, igatahes. Jaa, ma lihtsalt infoks mu sõbranna käib kogu aeg seal endale jalanesid ostmas ja siis üks saatis mingi pildi, kuidas ta sai, ma ei tea, 480 €, talle endas umbes maksis 70 €, sest nagu mingi jõhker tsoon. Jaa, et
ei no aitäh siis. jah, ega ta ei oska väga ta ei oska jah. Tead, ainukene mure, et mul ei ole ühtegi kleiti, mis sobiks. Ma tegelikult kinda mõtlesin selle peale, sest vaata, see on ka siuke kirju-merju ja sul on üks hiljuti ostetud kleit ka suht kirju-merju. Sa mõtled see valge? Ei, see veenrekleit tahtsin öelda. No jah. Et äkki mingi... Aldo Järsum ju meile teeb kõrvarõnd. Jah. Aga ma ostsin ühe kleidi, vaata, Paablist. See valge põhja peal, vaata, need lilled. Ma tegelikult otsusin selle koju jätta, aga ma võin selle siis kaasa võtta. No ühesõnaga, sa ei pea neid, sellepärast me tänagi täna ära, et siis sa saad ise otsustada, kas... Ei, no sul oleks võinud nüüd ikkagi kaasa vedada. Okei, next topic. Surprise! Panen need kingad siia alla, siin on meil saladu. Kas teile meeldiks täna õhtul? Mul rohkem ei olegi. See oligi big surprise. Seda oligi vähe. Sa pead nüüd siukse näo tegema mingi... Siis on see thumbnaili pilt. Aga nägu oli siuke... Võtta anna seda kotti, kuna ma teen. Ja ma sai kingi. Ei, see oli see. Siin palun rühmagraanulit. Nii, seega, võtame lühidalt kokku, me ei ole veel siiani praeguseks hetkeks otsustanud, kell on 12:30. Mis kell see hakkas? 2? Me ei ole praeguseni otsustanud, kas me läheme sinna pulma või... Sest ma ei suuda välja mõelda mingit ägedat kingitust ja nii leim on lihtsalt 100 € näpus minna. Jah. Veel on variant lihtsalt teeb ülekanne. Sul on ta kontonumber lihtsalt saada. Teen ülekanne, et sorry, me ei tundnud või? Jah. Fiirspaas. Ma ei tea, ma olen nii kahe vahel, et minna. No okei, see selleks, ma ei tea, meil on vaja veel toimetada ka veits. Vaatame, kuidas me jõuame. On vähemalt pesnud peale. Muud ei olegi. Minge Instagrami ja pange GoTravelile follow, sellepärast, et meie... Ühesõnaga me leppisime GoTraveliga siis niimoodi kokku, et me teeme natukene sellist teistsugusemat sisu, mitte klassikalist, mida teha Tenerifel, vaid pigem selline täiskasvanutele suunatum sisu. Et võibolla me lähme mõnele täiskasvanute peole, me lähme loodetavasti karnevalile, aga sellega on väike aga, sellepärast, et see on meist mingi 100 kilti ja seal ei ole võimalust parkida, seal ei ole võimalust ööbida, sest kõik on välja müüdud, sest seal on mega suur karneval, seal on 500 000 inimest, tuleb Santa Cruzi pealinna kokku, nii et ma ei tea, mis sellest saab, aga igal... Need ongi su karnevali kingad. Okei, nali. Nii. Jälgige siis... Saad on thumbnailisid praegu lihtsalt. Saate selle... Jälgige GoTravel.ee kontot Instas. Nii lihtne see ongi, siis te saate teada, mis me teeme. Sest vastasel juhul peate te vaatama seda videot iga päev. Ja ootama lihtsalt, kuni tuleb reisivlog, sest ma arvan, et me ikkagi teeme reisivlog. Midagi me ikka teeme, aga ma ei usu, et... No, meil käis just see nädal külas Hedoni lasteaiakaaslane oma vanematega. Ja siis mingi, et me lähme Tenerifel, mingi, okei, ma olin ka Tenerifel iga päev jumala mälus. We don't do that. See, tead, me käime vlogime. Tulime Tenerifele, hakkame nüüd ära minema, sest terve aja lihtsalt oleme mingi sangria, senyorita. Ma tahtsin just öelda, et we don't do that. Cheers. Ei no, ma kardan, et ikka peab seal maitsma kohalikku veini ja vahukat ja... Ma isegi ei tea, kui pikk see video... Isegi kui on 50, siis elavad üle. Elate üle. Sest kui te vaatasite siiamaani, siis te olete juba mega tublid, siis see kohe lõpeb. Ma loodan. Kui meil nüüd juhtub, et me lähme pulma, siis me paneme lihtsalt siia klipid lõppu, et oleme pulmas. Aga muul juhul väga muud ei olegi. Aitäh, et te vaatasite. Jälgige GoTravel Instagrami, jälgige Marimeli Instagrami, jälgige meid blogis Marimeli. Ja jagage Facebookis seda postitusse, siis te saate võita endale. Nagu Meelis seal tegi, saab ka nii. Jah, et kohtume siiani juba järgmises videos. Ma nüüd panen kingad jalga, kannan sisse. Tšau.